tere, investorite ja kauplejate pere. Sellega tõmbame luuletusele kohe joone alla ka, aga tere Markus, Tere, Märten! mis seisud on, kuidas läheb? Kuule, tasapisi ja hästi ikka, hästi. Aga üsna rahulikult, et ega siin väga rahas olles väga volatiilsust portfellis ei ole. Vaata, börsijuttude järgi saab iga kord minu arust aru, et sul on põnev ja vaheldusrikas elu, sellepärast et sinu taustapilt muutub praktiliselt iga paari saate järel. Minul on ikka ainult siin südamed ja suured unistused, et stabiilne elu. Jah, ma ei saa öelda, et ma koliksin palju, ma ise pean seda lihtsalt erinevates kohtades peatumiseks, sest tegelikult ma ju ei koli, on ju, aga peatun erinevates kohtades nii 1-2 kuu kaupa ja iseenesest on see huvitav, ma tunnen, et jälle erinev vaade aknast annab sellist inspiratsiooni, motivatsiooni ja mingeid uusi mõtteid kogu aeg, et tegelikult see keskkonnavahetus mulle selles mõttes meeldib. Jaa, täitsa nõus. Kui aga siin viimased saated oleme palju vaadanud graafikuid, tehnilist analüüsi, rääkinud kauplemisest, et sellised aktiivsed ajad on turul olnud ja olgem ausad, ega sellisel teadmatul ajal on ju hea portfelli hallata tehnilise analüüsi ja graafikutega. Aga ma tahan sult täna küsida, et investoritele, meil on vaatajate kuulajate hulgas ülipalju investoreid, kes võib-olla üldse ei huvitu tehnilisest analüüsist nii palju ja sellisest aktiivsest haldusest. Mida sa investorina praegu ise siis teed peale selle, et ma tean, sa oled öelnud kord kuus ostad oma ETF-e regulaarselt, see on sul paika pandud, seda sa teed läbi tsükli. Aga kuidas sa siis neid üksikaktsiaid, kas sa ajastad neid, kas sa ostad kukkumisi, mida üldse selline pikaajalise vaatega investor peaks täna tegema ja mõtlema? Mul on maru hea meel, et sa tegelikult küsid seda, sellepärast et just hiljuti ma tabasin ennast ka sellelt, et maru palju vaatan neid turuindikaatoreid, igasuguseid signaale, mida seal Twitteris jagatakse kümnete, sadade, tuhandete kaupa, on ju. Ja järsku tundsin, et okei, see kõik on põnev, tore ja pakub mingisugust imelikku emotsionaalset rahuldust, et sa justkui siis natukene tunned ennast kindlamalt, et kuhu nüüd see turg võiks nagu suuna võtta. Aga tegelikult see on enesepettus ja tundsin, et tuleb tagasi minna sinna juurte juurde. Ehk siis see, mis minu jaoks aastaid on töötanud, otsi välja head ettevõtted, vastupidi, otsi välja suurepärased ettevõtted ja osta neid hea hinnaga, et suurepäraste ettevõtete puhul seda suurepärast hinda oodata, siis tavaliselt on mingisugused need Armageddon stsenaariumid ja väga ootamatud suured krahhid, aga kas või hea hinnaga neid suurepäraseid ettevõtteid osta ja seal ma siis täna omadega olengi, et muudkui koondan kokku siis sinna vaatlusnimekirja neid ettevõtteid, mida tahaks siis oma portfelli lisada või neid positsioone juurde osta, täiendada. Aga kuidas sul rohkem on, meeldib sul rohkem juurde osta või uusi vaadata? Ja võib-olla võid mainida äkki, kas sa hetkel vaatad mingeid konkreetseid sektoreid või on see ikkagi selline üldisem, et väga sektoritesse ei lähe? See on nagu natukene valus küsimus see, et nagu uued või olemasolevad, sellepärast et nagu mulle meeldib neid uusi otsida, nagu justkui põnev on ju, kogu aeg seal kaevad ja otsid, ma leidsin nüüd mingisuguse lihvimata teemanti, kindlasti keegi sellest midagi ei tea ja see on minu uus mingi magic bullet on ju. Aga tegelikult, kui ma vaatan reaalselt, mis siis võib-olla portfelli tootluse mõttes kõige paremini mõjunud on see, kui ma olen ostnud neid asju, mis on hästi töötanud. Ja siis, kui see tuleb mingisugune langustsükkel, siis sealt lihtsalt ostan juurde, siis tuleb jälle siuke aasta, poolteist, 2 nagu selline hinnatõusutrend või momentum. Ja kui tuleb järgmine langus, siis jälle ostan juurde. Et ma olen nüüd siis püüdnud ennast kasvatada selles suunas, et ma ostan neid oma portfelli võitjaid ka ikkagi juurde nõrkushetkedel.
ja see annab nagu siis ka sellise hea põhjuse, miks nendesse ettevõtetesse jälle nagu fundamentaalidesse ja majandustulemustesse, et miks siis jälle niimoodi sügavamalt sisse vaadata, et ma ütlen ausalt, et ma ei käi iga kuu, nädal või kvartal kõiki oma portfelli ettevõtteid läbi, et ma ei ole kursis, mida nad täpselt teevad, mitu ühikut, mida nad müüsid ja kus turul nad täpselt toimetavad. Okay. Ja sul oli mingi teine osa ka küsimusest, mis mul läks praegu meelest ära. Sektorid. Natuke selline võitlus on sisemiselt, et ma tahaks maru hoogsalt hakata juurde ostma midagi tehnoloogiasektorist. Laias mõttes tehnoloogiasektor, tänapäeval need tehnoloogiaettevõtted on jagunenud ju tegelikult erinevate sektorite vahel. Võtame kas või on ju Amazon ja Google, mis üks on jaekaubandus ja teine on kommunikatsioon, mitte tehnoloogiasektor, aga justkui sisuliselt on ju tehnoloogiaettevõtted. Et ma tahaks osta mitte neid päris megakäppe, aga on seal sellised mõned suuremad ettevõtted, mis on maru pikalt tegelikult pihta saanud, mille jaoks see langusfaas on kestnud selgelt rohkem kui 6 või 7 või 8 kuud, et pigem tehti tippu seal ikkagi eelmise aasta kevadel. Aga teisalt senikaua, kuni keskpangad hoiavad on ju gaasipedaali põhjas selle intressimäärade tõstmisega, siis kuidagi nagu üldse ei paista, et see langushoog sealt läbi saaks, et nii selgelt langustrendid on, et on selline tunne, et seal ei ole mõtet kiirustada. Ja teine pool on ikkagi, ma natukene nopin siin energiat, kinnisvara ja finantssektori poole olen siis ka kiiganud. Mitte pankade poole, vaid pigem muud sellised kindlustus, varahaldurid. Küsin siia lõppu veel selle teema osas, kasutan võimalust, et kuidas sa ise praegu mõtled selles osas, et kas parem oleks siis olla kogu aeg investeeritud aktsiates, olenemata, mida siin see mingi makropilt või järgmise 6-12 kuu ootused või mustad stsenaariumid võivad tunduda, või mõtled sa natuke seda, et hoiad raha ja võib-olla nii-öelda ootad selle sisenemisega? No väga ei hoia raha ja kui ma nüüd nagu lähen sellele küsimusele, hakkan vastama nagu päris ausalt, vaata, siis on nagu siuke 2 pilti, et on ideaal ja on reaalsus. Ideaal on see, et loomulikult ma tahaks, et ma suudaks nagu ajastada olulise osa oma portfelliga või kogu portfelliga neid suuri tsükleid, neid pikki trende. Ja et nendel suurtel pöördepunktidel siis välja tulla, on ju. Nüüd reaalsus on see, et ma olen piisavalt kaua toimetanud ja ma tean, et mina seda teha ei suuda. Et parim, mis ma teha suudan, on see, kui mul on mõned suuremad üksikaktsia positsioonid, et siis ma müün näiteks 1/3 või 2/3 maha, kui ma juba kuidagi tunnetan selle konkreetse aktsia mingisugust rütmi, on ju. Et enam ma isegi ei ole valmis kogu positsiooni maha müüma, sest ma olen liiga palju kõrvetada saanud selles osas, et ülejärgmisel päeval on mingi pluss 20% cap up ja kogu lugu nägemist, et sealt edasi algas uus tõusutrend. Ja, et natuke tulebki minu arust enda seda karakterit vaadata, et mis sulle sobib ja mis see reaalsus ka siis on, et kas sa suudad reaalselt ka siis tabada neid pöördepunkte ühel ja teisel pool või mitte, et mina tean, et mina ei suuda ja sellepärast ma olen valmis nagu seda mõnes mõttes seda valu kannatama. Teistpidi vaata, kui ma vaatan nagu sinu tegemisi, siis suurima hea meelega osa oma rahast ma hoiaks sellises strateegias. Ma lihtsalt tean, et mina ise ei suuda sellist strateegiat rakendada. Ja, ei, ma olen nõus selles mõttes, et ega ka mina ju, ma ei saa öelda, et ma nüüd hullult ajastan ja teen seda hästi, sest see tähendaks ju väga kõrget võidumäära, aga nagu ma olen rääkinud, siis minu jaoks ajastamine ei ole nii väga see, et ma tean nüüd millal ja kuidas ajastada, vaid lihtsalt see, et kui ei ole õige otsus, siis võtan väikse kahjumi ja lähen edasi, et jah. Aga ei, selles mõttes see kõik tundub loogiline. Kuidas sul üldse läheb praegu nendel, alustame sellest
päevakauplemise strateegiast, mis sa nüüd täitsa ära automatiseerisid, et jookseb sujuvalt, on mingeid väljakutseid olnud? Jookseb sujuvalt, kas juuni oli äkki kehvem kuu, aasta algusest kokkuvõttes on hästi, noh, vaata, ma ei ole isegi täis aastat seda veel jooksutanud, et seal on ka täpselt nii, et kui ma näiteks vaatan seda statistilist backtesti, siis 10-20 aastat on väga hea, aga nii kui ma lähen 3-aastastesse perioodidesse, siis seal vahepeal võib ollagi aasta aega külgsuunda, langust, väikest tõusu, mida iganes, et ikkagi, noh, nagu investeerimisel üleüldse, siis ka kauplemisel tegelikult igal üksikul strateegial ikkagi on neid kehvemaid perioode ja ütleme, ta üsna sujuvalt töötab. Suvel vahepeal oli keerulisem aeg, aga noh, see on selline ka ootuspärane, et sellel stiilil ja süsteemidel suhtlesin ka teistega, oligi raskem aeg, mitte ainult minul. Aga selles mõttes on see automatiseeritud ja jookseb samamoodi edasi ja ootused on positiivsed tulevikku. Aga kuidas optsioonistrateegiatega sa eelmine kord jagasid oma mõtteid, et oled seal edasi liikunud või panid praegu kuidagi pausile? Olen edasi õppinud, tehinguid ei ole teinud. Eks ma alguses teen neid nagunii paberkontol, paper account'i all lihtsalt, et näha, kuidas see optsioonitehingute sisestus ja tehniline pool käib ja mis seal need valikud ja variandid on, aga õppinud olen ja eks seal on ka omad nüansid, et see ei ole päris nii lihtne, et võib-olla natuke on mul nüüd natuke seda optsiooni poolt uurides rohkem saan aru, kuidas ikkagi väga palju jaekauplejaid lihtsalt panevad kasiinot sellega, et ostan mingi Bed Bath Beyondi call optsioone ja siis kui lendab, siis lendab ja noh, see on täpselt siuke nagu mingi lotopileti hoidmine, aga noh, ma tahaks seda teha ikkagi mingi turueelisega, et ma tean, et pikaajaliselt on positiivne ootus raha teenida, mitte lihtsalt lotot mängida. Kas sa seda kulude poolt ka vaatasid, sa toimetad IB-s on ju? Ja. Et sinu strateegiate või mõtete valguses need kulud on, tehingutasud on aktsepteeritavad või veidi rasvased või kuidas tunne on? Sa mõtled nüüd optsiooni või? Optsiooni, jah. Optsiooni, ei ole seda, optsioonide puhul ei ole seda uurinud. Okei. Seda, nii kaugele ei ole jõudnud, et hetkel olen seda teooriat õppinud ja eks seal on mingeid oma nüansse, olen seal kuulanud teiste õpetussõnu, et kuidas nad Fedi päevadel ja mingite makrotööraportite avaldamise päevadel pigem ei võta riski, sest et volatiilsus seal tekitab ka natuke siukse kasiino ja õnne olukorra ja mingid sellised asjad, et näiteks seal mingite kuuoptsioonide puhul see expiration ja settlement aeg on erinev. Ehk siis seal on selliseid kogemusi, kus lased expirationisse väärtusetuna selle müüdud optsiooni ära aeguda, aga järgmine päev on alles settlement date ja siis, kui turg vahepeal liigub, siis võid veel tegelikult kaotada, et seal mõned soovitasid, et näiteks mitte lasta aeguda, vaid panna ise enne kinni ja siis mul jäi ka mulje, et nende lühiajaliste nädalaoptsioonide puhul eeldab ikkagi arvuti taga istumist turu ajal ja manuaalselt selle positsiooni haldamist. Okay. Et see on ka üks asi, millega võib-olla peab arvestama ja mis võib-olla mulle väga ei meeldi. Ja ma just tahtsin öelda, et seda me kõik juba teame, et Markus tahab reede õhtuid vabaks. No mulle meeldivad sellised poolpassiivsed ärid, vaata, et kus ei pea nagu väga aktiivselt tegelema kogu aeg selleks, et raha tuleks. Et siuke passiivsem äri on nagu mõnusam. Okei, aga muide IB-st rääkides üks asi, mis siin hiljuti avastasin, et nüüd kui intressimäärad on tõusnud, siis IB oma lehel reklaamis ka, et näed, nüüd saab kuni 1,8% seisva USA dollari raha pealt intressi teenida, siis nad arvestavad seda aasta intressi päevade põhjal, millal istud rahas automaatselt, aga mitte meile, kes on Ungari kontoga. Sest et Ungari
ma ei tea, ei luba intresse maksta või no, ma ei tea, ühesõnaga ma uurisin sealt selle kohta ja siis nad ütlesid, et Ungaris ei ole intressid lubatud ja siis ma ütlesin, et oota, aga ma margini ja laenatud positsioonide pealt nagu küll maksan intressi, et see on lubatud. Et selle nad on ümber mänginud nii, et see läheb kuidagi nagu fee ehk tasu alla, mitte intressi alla. Aga noh, teistpidi seda ei saa maksta, sest et intressi ei saa. Ja siis ma hakkasin ühesõnaga ise vaatama siin neid lühiajalisi USA riigi võlakirju T-billse. Ja leidsin tegelikult seda, et mul on mõte, ma ei tea, tahan küsida, mida sina sellest arvad. Ühesõnaga leidsin sellise variandi, et kui ma tean, et mul on seisev raha ja see vähemalt 6 aega suure tõenäosusega veel seisab, et siis vähemalt pool või mingi osa sellest panna T-billsi 4 nädala võlakiri, mille aasta intress hetkel on umbes 2,5%. Ja ma tegelikult eile õhtul tegin prooviks ühe ostu. Ostsin 100 000 väärtusega 4 nädala T-billsi, mille eest ma maksin $99 850 ja nüüd siis oktoobri alguses ma peaksin saama 100 000 kontole tagasi. Fingers crossed. Fingers crossed, jah. Et ühe tehingu risk on päris märkimisväärne. Ma tahtsingi just öelda, et tavaliselt see miinimumlott kipubki olema seal 50 või 100 000. Et see on sihukeste vaalade jaoks, aga noh, meil siin üks vaal istubki vastas, on ju. Ja teine asi tegelikult on huvitav teada, ma ei ole kunagi eBay kaudu ise võlakirja tehinguid teinud, et palju sul tehingutasu oli? $5. Oo, wow. Ja naljaks oli see, et ma ei olnud üldse võlakirju vaadanud, polnud teinud neid kunagi LHV võlakirja, olen ostnud, müünud LHVs, aga võtsin Bonteski lahti eBay's. Veits vaatsin pool tundi, lugesin, guugeldasin ja siis tegin 100 tonnise tehingu ja siis ma mõtlesin, et nagu panin eBay kinni ära, hakkasin nagu magamine ja mõtlesin, et nagu nii lamp on kõik see summa, kõik see raha ja need numbrid seal. See on lihtsalt mingi virtuaalne kuskil ekraanil, vaatab vastu, lihtsalt teed mingi liigutuse, paned kaane kinni, vaatad aknast välja ja mõtled, et nagu seda polekski nagu päriselt olemas või on või nagu filosoofiline tunne tekib, et lihtsalt panin praegu pool tundi lugesin, panin 100 kilo kuskil, aga noh, ma saan aru, et see on selline ülimadala, öeldakse nagu risk free, et see riski osapool on USA riik, noh, et kui USA riik siin 6 ajaga läheb pankrotti, ega siis mu nendest dollaritest ja eBay kontost ja kõigest siin elus ilmselt palju väärtust alles ei jää. Mu enda esimene mõte oli, kui raha tahaks kuhugi parkida, siis kuidagi mulle endale tundub, et need T-billi ETF-id võiksid olla mugavamad sõidukid, sest seal saad teha nagu natukene paindlikumate summadega. Aga noh, eks nüüd sõltub sellest, et kas sul need USA ETF-id on lahti või mitte, et tõenäoliselt USA turul on kõige paremad need T-billi ETF-id saadaval, ma isegi ei ole kursis, kas siin Euroopas neid väga lühiajalisi T-billi ETF-e on. Ja seda ma ei tea, aga jah, neid Euroopa ETF-id üldiselt on lihtsalt nii palju kallimad või siis see CFD, noh see on ülehoidmine on ka väga kallis, maksad seda intressi, et siis see võib-olla enam ei tasu ära. Aga mulle see T-billi otsevõtmine tegelikult meeldis seal mingi bond skänneriga panin sisse, et ma tahan 4 nädala maturity date'iga võlakirja ja siis vaatasin välja ja klõps sisse kohe oli olemas kontol. No väga põnev. Aga ühesõnaga sinu ja noh, tahtsin sinu seda arvamust küsida, et see on nagu okei niimoodi teha ja nii-öelda lühiajaliselt oma seisvat raha seal hoida, et ei ole mingit sellist riski, mis mul oleks 2 silma vahele jäänud. No ei ole jah, et 10 aastat oma elust ma tegingi täpselt seda sama, et vaatasin niimoodi kõrvaltooli peale ja küsisin aktsiapoiste käest, et kui kaua te arvate, et te seda raha ei puutu, on ju, ja siis läkski lühiajaliselt võlakirjadesse ja kui neil oli ostuisu, siis mina panin võlakirjad müüki, nemad ostsid aktsiaid asemele. Pluss on seal selles, et nii kui sul on ju üks müügitehing tehtud, siis sa saad sinna ostutehingu tavaliselt kenasti peale teha, et sa ei pea settlementi ootama. Pluss tegelikult T-billid setelduvad kiiremini ka kui aktsiad. Et isegi kui mu mälu mind ei peta, siis sa peaksid saama järgmisel pangapäeval raha kätte juhul, kui sa müüd ja aktsiate seteldus on ju D+2 meil täna. Vanasti oli D+3 isegi.
okei. No väga hea, siis ma olen õigel teel oma selle seisva raha. Ega see ei olegi nagu tulu teenimiseks, see on lihtsalt selleks, et see seisev dollar seal mingit intressi teeniks ja loomulikult eesmärk on ikkagi teda aktsiates pööritada. Ja. No kui me räägime siin dollarist natukene, siis oled sa vaadanud dollari indeksi või euro-dollari graafikuid ka? No ma tean, et sa oled, sest sa niikuinii on ju kaupled, et ma kuulaks hea meelega sinu mõtteid dollari osas, et loomulikult sa võid jagada tehnilise analüüsi mõtteid, aga väga vabalt sa võid jagada makromajanduslikke süvaanalüüse. No võt makrovend ma ei ole, kuigi ma olen siin mingit podcast'i olen lihtsalt huvist kuulanud, et kuidas see haakub minu selle tehnilise töö ja mõtteviisiga. Et noh, mingil määral ju seal taga see nii-öelda eesmärk või tulemuse ootus on sarnane, lihtsalt mina lähen sinna läbi tehnilise ja keegi läheb sinna läbi makro. Aga dollari tehnilist rääkides, ja ma iga nädal, kord nädalas vaatangi seda, sest et haldan pikaajalist trendi ja noh, hetkel ei ole midagi muud kui dollari tõus on tugev, noh, ma tean, et mingi hetk ta pöörab, on ju, et mingi aeg ta lihtsalt tõmbab tagasi ja jälle jätkab oma tõusutrendi, aga see on teada, et ta ju igavesti ei saa niimoodi tõusta ja ei püüa seda kuidagi ennetada või ennustada. Olengi lihtsalt nii kaua dollaris, kuni dollari graafik hakkab tegema sellist tsiksaki allapoole ja siis võtan jälle mingi osa eurosse, on ju, kui euro vastu hakkab dollar nõrgenema. Aga noh, hetkel, kui me vaatame, tavaliselt vaadatakse seda eurust graafikut ehk siis nii-öelda euro hinda dollarisse ja noh, mina olen nüüd aasta aega, natuke nüüd juba üle aasta, eelmise aasta suvel vist panin oma europositsiooni kinni, kui trend minu jaoks pööras. Nii et minu jaoks hetkel see dollari tugevnemine on nagu hästi toiminud. Noh, nüüd ta seal ühe ümber on ju. Et ootus oleks, et dollar veel tugevneb, aga ei tea, et kui see ühe kant jääb nagu mõneks ajaks pidama, siis kes teab, äkki tuleb sealt mingi põrge tagasi euro kasuks 1,1 suunas. Kas sa mingisuguseid tasemeid ka vaatad nagu selle euro-dollari puhul? No ma enne kõike pean silmas mitte siis graafiku peal mingid absoluuttasemeid või eelmisi tippe põhjasid, vaid mingid Fibonaccisid või kas Keltneri kanal seal kuidagi töötab, mängib välja või täitsa muudel alustel tegutsed seal? Fibosid ei vaata, olen jälginud seda ühe kandi piiri, et kuidas ta selle ümber on ja mingi aeg siin kevadel oligi ootus, et ta jõuab sinna, kui oli seal, ma ei tea, 1,05 või 6 juures. Nüüd on ta seal jõudnud ja natuke allpool ka käinud, et kui nüüd tugevalt näha, et ta murdub läbi selle ühe ja see üks ei hoia euro jaoks, et noh, siis muidugi siin seal 0,95-ni võib ju välja minna, aga noh, mingit ootust ei ole. Keltneri kanaliga vaatan ka teda, et noh, hetkel lihtsalt ta on selline ideaalne langus seal libiseva keskmise all alumises Keltneri kanalis olnud ja ega nii kaua, kuni ta sinna ülemisse kanalisse ei suuda tõusta, ega nii kaua mingit tugevust seal minu jaoks ei ole. See kontingent ja maailm, mida mina jälgin siis nagu investeerimise või tehnilise analüüsi valguses, maru palju taob seda trummi, et seni kaua, kuni dollar tugevneb, siis riskivaradel ei ole nagu lootustki, on ju, ja ennekõike siin loomulikult aktsiad, aga väga tugevalt ka krüpto, et enne ei tasu nina sinna krüptomaailma uuesti pista, kui dollari tugevnemine on läbi, et lihtsalt selliseid tähelepanekuid kuidagi. Aga ütleme siin makro või keskpanga poliitika poolest, kui minna sellest tehnilist analüüsist välja, et vist peaks see ka mõjutama, kui siin USA keskpank Fed tõstab kõvemini intressimäärasid, kui seda tehakse Euroopas või UKs või mujal, et siis kuidagi tõstab seda dollari hinda või väärtust võrreldes teiste valuutadega. Jah, et eks seal need intressimäärade vahed ongi need, mis teoreetiliselt nagu õpikutarkuse järgi peaks mängima, aga meil oli siin laupäeval oli Miljoniklubi esimene selline päris saaliüritus, muidu me oleme siin virtuaalselt ja Zoomis kohtunud ja ma kutsusin sinna rääkima Eesti Pangast ökonomisti Peeter Luik, meil käis meile rääkimas ja siis ütleme, et siis nagu
keskpanga inimeste vaatevinklist see peamine põhjendus seal paistabki olevat siuke kahetahuline, et esiteks intressimäära tsüklid on nagu nihkes on ju, et Euroopa pole veel väga jõudnud alustada, USA tõstab neid määrasid juba gaas põhjas ja teine asi, et siis peljatakse seda kuidagi väga rasket, majanduslikus mõttes väga rasket talve eurooplastele, mis tähendab seda, et nad peavad kusagilt kogu aeg mingit kraami sisse ostma. Ennekõike me räägime siin erineval kujul energiakandjatest, mille jaoks enamasti on tarvis dollarit, on ju, et siuke lihtne kaubanduslik loogika ka seal taga, et selleks, et osta midagi, mis sul väga vaja on, siis muudkui vahetad oma eurosid dollariks ja dollar on vist olnud ka selline turvasadam, kuhu minnakse, kui on siuksed kriisid. Ja. Huvitav on see, et kui ma vaatangi, on ju, et euro-dollar on üks mäng, see huvitab meid kõige rohkem, aga tegelikult see sama dollari indeks ka, kus on siis, Suurbritannia naelsterling, Jaapani jeen, kõik, mis seal sees on, et nagu praktiliselt kõigi valuutade vastu ikkagi see dollar siin teeb seda tugevnemissõitu, et huvitav aeg on ju, ja siis, jälle mina selle mingi makromajanduse poole pealt tulemise taustaga, ma mäletan väga hästi seda juttu, mis algas juba 2007 ja 2012-13 tuli uuesti, et see dollar demise on ju, et kohe on kõik läbi ja dollar pakib pillid kotti ja siin ei ole enam üldse ja see on kestnud nagu varsti on ju 15 aastat vähemalt minu mälu järgi, võib-olla isegi veel rohkem reaalselt. No selliste lugude põhjal ei ole mõtet otsuseid turul minu meelest teha, sest ega milles turg koosneb turuosalistest on ju, keegi ostab, keegi samal ajal müüb ja ega kui sa nendelt kõigilt küsiksid korraga, ikka ostjad ütleks ju, et ja tõuseb, müüjad ütleks, et langeb, muidu nad ju ei müüks, et seal on ju alati kaks vastaspoolt. Ostja, müüja, keegi on optimistlik, keegi on negatiivne, et pessimistlik, et selles mõttes see üks arvamus loeb vähe ja loebki see kollektiivne arvamus, mida int teeb. Jah. Korraks mul tuli lihtsalt meelde, et sa siin ütlesid, et me oleme palju tehnilisest analüüsist rääkinud börsijuttudes, et jätaks selle kõrvale, räägiks natuke sellest investeerimise poolest, siis just sellel samal Miljoniklubi saali üritusel kokkutulekul tegelikult nagu päris palju inimesi tuli küsima just ennekõike seda tehnilise analüüsi poolt ja ma suunasin siuke 5+ inimest sulle koolitusse erakonsulti, et ma loodan, et mõni neist jõuab, et minu arvates sinu lähenemine on siuke hästi selge ja lihtne ja tore ja selgitad hästi, nii et. No väga hea, aitäh sulle ja loomulikult, ega miks sellisel keerulisel ja ajal teadmatuses inimesed tehnilise analüüsi poole ja hinna poole ja aktiivse halduse poole lähevad, on see, et see töötab hästi sellisel ajal, et siis tasub olla see aktiivne portfellihaldur. Et need jutud, mis tulevad on ju igalt poolt meediast ja pealkirjad, et see ajab nagu segadusse, et ma tunnistan, et mind ennast ka see kõik, mis alates jaanipäevast toimus, see ralli tundus nagu veider, kui sa loed neid uudiseid ja arenguid ja väljavaateid, et oi, meil tuleb elu kõige raskem sügis, talv ja nii edasi, kuigi tegelikult ma ei tea, mina personaalselt usun, et praegu siin puistatakse puru natuke silma, et elame selle sügistalve üle, et siis on kõik hästi, aga tegelikult ma arvan, et meil tuleb 2-3 kui mitte 4 keerulist talve siin Euroopas vähemalt, et jah. Jah, eks seda ei tea, eks saab näha, aga selle suve ralliga oligi see, et ega endal oli ka see, et nii, langustrendi ralli ja siis vaikselt juba oot, ma pean varsti hakkama raha turule panema, vaata, et trendid hakkavad pöörama, aga siis nagu, me siin rääkisime ka vist eelmine saade äkki, kus ma näitasin seda Edwards and McGee stiilis klassikalist tehnilist analüüsi, et ikkagi päris täpselt pööras seal, kus pidi pöörama tagasi alla, aga kes teab, võib-olla siin 6 aja pärast jälle on suund teine, on ju, et ega seda. Aga mis su tunne on praegu, et nagu ma tean, et sa ise oma töös on ju pigem lähtud nendest algodest, valemitest, aga tunnetuslikult nagu. Jah, see on hea küsimus, sest siin ka just hiljuti oli üks investorite pubiõhtu, kus me tegime sellise ringi küsitluse, et mida keegi arvab ja ma ütlesin ka, et esiteks ma oma raha ei halda selle arvamuse põhjal, aga
üks selline arvamus on see, et börsil see sentimendi poolest ei ole veel sellist suurt hirmu ikkagi tekkinud, et inimesed on üsna optimistlikud, et hetkel on see, et mul portfell natuke on kukkunud, kannatan ära, aga ei ole nagu tulnud sellist valu minu meelest veel. Noh, kindlasti inimesed tunnevad valu, et kui kaotad mingites positsioonides raha, on ju, endale ka ei meeldi raha kaotada. Aga selline korralik kapituleerumine, seda ei pruugi tulla. Aga ikkagi olukord on kuidagi nii raske reaalmajanduses ja makros, et kas saame seekord ilma sellise volatiilse müügita selle põhja tehtud. Noh, kes teab, ma ise arvan, et mingi selline kapituleerumine äkki tuleb. Mis sa arvad selle peale? Jah, ma nagu tahtsingi öelda, et nagu me oleme varem sellest rääkinud ka, et üks viis on see, et tuleb see washout või totaalne kapituleerumine ja selline äkiline viimane selline sutsakas alla. Aga teine variant on see, et nagu kõik mandub ja kõik on masendav ja keegi enam ei vaata meie saadet, ei huvitu investeerimisest ja kauplemisest. Et teine viis, kuidas põhjad tehakse, on nii, aga see on siis nagu see tähendaks justkui seda, et see langusfaas või karuturg kestab veel siit edasi kvartaleid, kui mitte aasta-2. Jah. Aga see võib alati ka ju petlik olla või petta nii-öelda, et justkui nüüd pöörab tõusule, ei ole sellist kõva põhja, aga siis see tuleb lihtsalt millalgi hiljem. Noh, et see, eks selleks on mingit sellist katalüsaatorit või mingit sellist tõuget vaja selleks viimaseks kapituleerumiseks ja võib-olla seda ei tule, võib-olla kõik on juba hinda sisse arvestatud hetkel, kõik need probleemid, mis on aga see ei tähenda seda, et seda kunagi ei tule, et võib-olla tuleb lihtsalt millalgi hiljem ja mina ise oma portfelli haldusega olen seda mõttelaadi, et ma pean selleks olema valmis kogu aeg, järgmised 30 aastat, kui ma kauplemisega tegelen, pean olema selleks valmis, mitte ainult praegu selles kriisis sellel aastal või sügisel, vaata. Ja ma jagan seda veel kord, mis Peeter Luik meile rääkis seal makromajanduse ülevaadet tehes, et keskpankurid ei näe nagu seda, et tööturg oleks nõrk. Jah, vaata, kõik need asjad võtavad aega selleks, et nüüd need kõrged energiahinnad, kommunaalid, kodulaenumaksed, mis lähevad juba nüüd esimest korda üle väga pika aja üles on ja läbi Euribori tõusu, et need lõpuks jõuaks nagu siis tarbija reaalsesse, ma ei tea, rahakasutusse, aga täna veel nagu ei nähta seal, et palgad tõusevad, on ju, tööturg on selline, pigem on ikkagi puudus töötajatest, kui et neid on väga palju üle, mingisugused vallandamiste, koondamiste laineid veel ei ole, et huvitav oli kuulata, et makromajanduslikust aspektist täna vähemalt ei paista, et see kriis või krahh või majanduslangus episood läheks millekski väga-väga tõsiseks just nagu tööturu vaates ja siis kogu selle makropildi vaates. Et see minule natukene andis nagu julgustust ja pani mõtlema, et okei, et millal teeb siis turg tavaliselt põhja 6-9 kuud enne seda, kui reaalmajanduses need põhjad ära joonistatakse ja kui me hakkame siit täna arvutama see 6-9 kuud, et kus see on, ei ole ju välistatud, et kui see raske talv, mida kõik ootavad, see on kenasti selja taga ja kevad-suvel tehakse makromajanduslikus mõttes põhi, siis äkki peaks nagu hakkama kiikama sinna rohkem vastu poole. Loomulikult, võib-olla teeme praegu seda esimest kõrgemat põhja, enam juuni põhjasid testima ei lähe SB500-s ja ongi siit vaikselt külgsuund ja tõmbab ülespoole, kes teab, lihtsalt need on need mõtted, on ju, et tagantjärgi oleme jälle targem. No hästi huvitav, eks me kunagi paneme siis märgi maha, et täna on see 8. september, kui me siin salvestame ja ma tunnen, et ma olen natukene nagu üksik hunt, et kui ma loen siin kohalike pankade ja analüütikute jutte ka, vähemalt pealkirju on ja mis meediast läbi jooksevad ja ettevõtjate sõnavõtte ka, et siis et ikkagi justkui läheks nagu väga hulluks ja jumala pärast ärge nüüd keegi siis raha turule viige, on see sõnum olnud seal minu jaoks ja mine sa tea, võib-olla on see siis see tee, aga alati peab tagasi turule minema, see on üks suur viga, millest ma olen aru saanud, mida kogenumad ütlevad, et a la 2008 kriis,
et on selline hirm, et sa ei julge enam tagasi turule minna, et alati peab tagasi sisse minema, aga millal, see on see küsimus. Ja väga hea, et sa seda ütled, sest ma tunnengi, et nagu kõik need, kes täna siin hoogsalt sõna võtavad meediaväljaannetes ja kust need pealkirjad tulevad, et need on nagu enam-vähem minu vanused pluss-miinus, kes noorena karjääri tehes kusagil pangas fondijuhina, analüütikuna, ökonomistina tegid selle 2007–2009 jubeda sõidu läbi ja see on nüüd nagu löönud armi kuhugi ja nüüd iga kriisi vaadatakse ja oodataksegi, et no see tuleb samasugune pauk on ju, et nagu mingi totaalne valu ja masendus, et kõik tsüklid ei ole sellised, et on ju leebemaid majanduslanguse episoode ka. Ja lihtsalt minu jaoks ongi see, et pean sellega kogu aeg arvestama sellega, et ega see Covidi kriis või crash tuli ka ikkagi tõusutrendilt, kuigi tavaliselt tulevad sellised kapituleerumised langustrendil, kui langus on juba alanud, siis näiteks Covid tuli tõusutrendilt ja väga ootamatult ja ega järgnevad kriisid ja karuturud ilmselt ongi kõik väga erinevad. Kogu aeg on valmis nii tõusuks kui languseks, olen valmis raha tagasi turule panema, olen valmis ka kohe tagasi minema rahasse, kui on mingi pete või pullilõks, et see ongi see selline pidev edasivaatav portfelli haldus, et ma ei saa teha nüüd sellist ühte otsust, et kas ma nüüd lähen turule või tulen ära, ma pean olema kogu aeg valmis selleks, et pilt muutub. Tõsi. Et selles mõttes osta-hoia indeksi investoril on lihtne, lihtsalt paneb ja on. Paned, see on ju vaikselt ja siis 30 aasta pärast vaatad. See ei ole investeerimine, see on kogumine. See on kogumine, mitte investeerimine, kui sa lihtsalt paned iga kuu indeksisse. Mõnes mõttes tegelikult jah, ma täitsa nõustun. Ja. Lihtsalt see sinu säästmise või kogumise objekt on siis teine, et sa ei kogu raha kontole või... See ei ole üldse halb tulevikuks raha koguda, aga lihtsalt minu jaoks on kogumine. Lihtsalt paned raha kõrvale, et ta natuke teeniks ja inflatsiooniga võib-olla võitleks, on ju, et niisama ei seisaks padja all ja ongi. Aga see ei ole nagu mingi portfelli haldus. No jumal tänatud, et mu portfell siis ei koosne 100% ETF-idest, mida ma 6 korra või 2 ostan, et muidu oleks sellel saatel vist kriips all. Liiga lihtne oleks. Mis oleks kaupleja versus koguja. Jah, et kui pilt läheb väga hulluks, siis edaspidi oleme siin mõlemad nii, et et seal indeks on väga hea olla ja kogu saade. Kuule, aga natuke ma rääkisin, ma teen väikse kannapöörd, et veidi rääkisin sellest Euribori tõusust. 6 kui Euribor meil juba jõudnud siin... mis ta siis on umbes aastaga, kui mitte kiiremini. Pigem siin jah, selle aasta algusest mõõdetuna on ja miinus 0,5 pealt pluss 1,3 peale ja lihtsalt huvi pärast nagu lasin läbi enda jaoks kalkulaatorist selle, et kui näiteks oled võtnud kodulaenu, arvestasin siis Tallinna hindadega, mõtlesin, et äkki mingi väikse korteri saab 150 000 laenu eest, ma ei tea, mis elu te seal elate. Aga kui laen on 150 000 30 aasta peale ja ütleme, et see marginaal oli alguses kodulaenul siis umbes 2%, Euribor oli negatiivne, siis see kuumakse oli seal 550 ligi kaudu pluss miinus. Nüüd tänast Euribori arvestades selge see, et me oleme tõusnud, aga kui me võtame, et Euribor tõuseb veidi veel, näiteks tõuseb 2% peale, ehk just kui sinu see makstav intress tõuseb 2 pealt 4 peale, siis kuumakse on juba 715 eurot. Ehk tegelikult päris korralik nagu siuke amps on ju 550 pealt 715 peale, et pane siia nüüd kõrgemad kommunaalid, tanklaarved ja kõik muu juurde, siis... huvitav aeg. Jah, ei tohi olla vaene. Ei tohi olla vaene, jah. Aga mul oli lihtsalt, kui ma nüüd siin vaatasin eile seda, et Ungaris ei saa seda intressi, siis hetkeks tõmbas küll korra, mõtlesin nagu vaatasin, et juba on see intress selline, et siin pea maksab ise endal üüri ära, kui niimoodi oled suurelt rahas, on ju, lihtsalt see intress, mis tiksub. Aga selles mõttes, selle T-billiga, millest siin juba rääkisime, et see on nagu... See on hea, kus seda kas sa arvutasid selle T-billi yieldi ka välja ehk siis tulususe tähtajani? Ja, see oligi see, et
kui ta see aastaintress on seal mingi 2,5 oli see kuu aja puhul äkki. Ja siis oligi, et kui ma selle ostin 99, 850, et siis siin mingi 4 nädalat veits alla tuleb selle 100 kilo pealt tuleb $150. Et see on lihtsalt selleks, et see raha muidu seisaks niisama kontole. Ja ma ise mõtlesin, et ma ei tahtnud praegu nagu palju panna või nagu kõike panna ja ma mõtlesin, et isegi kui ma nüüd paneks T-billi kogu seisva rahaga näiteks kuu aja jooksul turud järsult pööravad ja mul on vaja seda raha aktsiatesse hakata panema, et tegelikult ma saan selle T-billiga maha müüa. Isegi kui ma olen seda 2 nädalat hoidnud 4 ja peaksin nulliga väljuma näiteks, siis tegelikult ei ole ka midagi kaotanud, et ma olen vähemalt selle võimaluse võtnud, et olla intressi. Ma annan sulle siis endise võlakirja fondijuhina väikse vihje, kuidas ehitada üles rahavarust selline väike raha teeniv portfell nii, et sa võtaks võimalikult vähe seda hinnariski, on ju, ehk siis et vähendad seda tõenäosust, et sul on vaja need T-billid maha müüa ja hind on siis oluliselt muutunud. Et suure tõenäosusega, isegi kui meil siin trendid ju muutuvad, siis sa ei lähe hoobilt kogu oma rahaga sisse. Sinu need valemid mulle tundub, et siuke kuu, 2, 3 nad ikka võtavad aega, et asjad ümber pöörduksid osade strateegiate puhul vist. Mis tähendab seda, et kui ma oleks nagu sinu kingades, siis ma ostaks 3 eri T-billi, üks, mis lõpeb kuu pärast, teine, mis lõpeb 2 kuu pärast, 3, mis lõpeb 3 kuu pärast. Tavaliselt on intressimäärade kõver tõusev, ehk siis sa saad nagu pikema tähtajaga võlakirja pealt ka nagu kriipsu võrra rohkem yieldi ehk tulusust. See on hea mõte, aitäh. Ma tegelikult vaatasin eile ka pikemaid. Ma vaatasin, et kui ma hoiaks novembrini ja siis vaatasin, kui hoiaks jaanuarini. Ja jaanuari oma oli äkki juba 3,5 aasta intress. Täpselt. Aga siis ma mõtlesin, et päris jaanuarini kõik ei tahaks panna selle mõttega, et lasen aeguda võlakirjal, sest kes teab, mis siin oktoober, november, detsember äkki on mingid jõulurallid ja uued trendid ja on vaja hakata hoogsalt aktsiaid ostma. Novembrini, see oli nagu üks mõte, aga see oktoobri-novembri vahe ei olnud nii suur. Ma tahtsin lihtsalt praegu prooviks ühe ära teha, ühe tehingu ja siis sai nii tehtud. Aga jah, see on hea mõte. On sul veel mingeid teemasid laual? Kuule ei ole, ma ei tea, et see kell jälle on niimoodi läinud, et äkki aitab tänaseks, et väsitame siin äkki ära liiga palju informatsiooni. Ja, väga hea. Tõmbame joone alla ja järgmise korrani. See saade on meelelahutusliku sisuga. Me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara. Iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest. Iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni.